Tere, hea Esiili jälgija! Mina olen Angelika ning kirjutasin eelmisel nädalal blogipostituse teemal enesetunde hindamine. Loodan, et sa lugesid seda ning said ka enda jaoks vajalikke nõuandeid. Mõtlesin, et ma siis võtan endale selleks nädalaks väljakutse ning annan kiirülevaate, mis toimus Esiilis 17. nädalal. Arenduse poole pealt. Arendajad siis tegelesid täiendava tootmise seadistusega. Mida see tähendab? See tähendab siis seda, et nüüd saab klient ise otsustada, mis tingimustel ta artikli nimetusi muudab, ilma et ta peaks selleks kaasama esiilast. Teine teema, mida arendajad tegi, oli siis, et lisasid e-mailidele signatuurid. Nüüd, kui sa saadad kliendile või hankijale kirja, ei pea sa signatuuri käsitsi trükkima, vaid vajutad nuppu ja kõik ongi olemas. Kuidas seda täpselt teha, saad lugeda siit, kui vajutad loe lähemalt, peaks olema umbes siin. Siis viisime läbi välkintervjuu ühe konsultandiga. Küsisime erinevaid küsimusi Esiili tootmistarkvara kohta ning konsultant tegelikult tõi välja ka Esiili meeskonna omadused või sellised käitumisviisid, mis talle väga meeldisid. Mis need täpselt olid? Saad täpselt samamoodi lugeda Esiili blogipostitusest. Teine blogipostitus, mis me läks see nädal laivi, oli siis, räägib siis 2 tootmisjuhist, kes siis panid mõtted kirja, mis on nende mõtted siis kriisiolukorras, mida teha, kuidas teha ning kuidas need kattuvad ka Esiili mõtetega. Sellest kõigest saad täpselt samamoodi lugeda Esiili blogist või siis vajuta siia nupule loe lähemalt. Sellised olid uudised Esiilist 17. nädalal. Kui sul on küsimusi, kirjuta ja me vastame hea meelega. Seniks aga olge terved ja järgmiste uudisteni!